Tere kõigile podcasti kuulajatele, et alustame siis oma 4. osaga ja oleme jõudnud siis sinnamaale, et niisugused põhilised toitumis- ja treeningalased küsimused on võib-olla juba läbi arutatud, et mõni teema veel, mis kellelgi on segaseks jäänud, et ma palusin, et saadetakse märkusi või küsimusi siis nende kohta, et siin võib-olla arutaks veel paar asja läbi. Hästi palju on küsitud selle kohta, et mis siis nende süsivesikute ja valkude ja rasvade siis nagu see osakaal nagu täpsemalt on, et kui tahad mitte kuivatada, aga lihasmassi siis juurde kasvatada, et mina olen ise vist jälginud ainult süsivesikuid ja valke, et valke siis vähemalt, mitte vähemalt, aga normaalne on siis 2 grammi ühe kehakilogrammi kohta. Massi ei ole? Kui mitte massi all, mitte et nagu sa tahad ennast paksuks süüa, aga niisama, et ennast hästi tunda, et mitte ei oleks nagu defitsiidis. Tegelikult ma ise märkasin seda ka, et isegi dieedil valku see kogus peab kõrgem olema kui massi ajal. Okay. Massi ajal ma üritan kuskil võib-olla 1,5 ja maksimum 2, isegi võib vähem kui 1,5 olla. Aga 2 see tuleb siis nagu koos nende valgushakeidega või sa loed nagu ainult toitu või? Ei, kõik koos. Sest sealt valgushakeidest, kui sa paned seal natukene rohkem ja siis arvutad veel selle piimas sisalduva selle valgu veel juurde ja siis tegelikult seal üks shake võib olla juba mingi 50 grammi valku. Aga milleks panna siis nii palju? Mida rohkem, seda parem ikka. No jah, vaidaks vastu. Peale trenni? Ma tegelikult üldse need valgud pulbrid nagu minimaalselt kasutan. Aga kui ei ole isu või kui ei ole aega süüa või? No siis ei ole sul massi aega. Okei. Aga need rasvad ja süsivesikud ikkagi? Et rasvad jah, massi ajal nad peavad kõrgem olema kui dieedil. Kui dieedil see on kuskil 0,7-0,8 grammi kehakilogrammi kohta, siis massi ajal see võib rahulikult olla 1+ isegi kuni 1,5 grammi kehakilogrammi kohta. Ja süskarid? Süskarid, see ongi jälle nii individuaalne, et seal süsikad ongi see, mida sa pidevalt pead tõstma. Et kui see progressioon enam ei ole ja kaalu juurde ei tule, siis tõstadki ainult süsikad juurde. Aga mis see baas on või millest võiks alustada või? Aga siis tulebki nagu kokku lüüa, palju sul baasainevahetus on. Selle baasi ainevahetuse juurde paned sa kulu, mis sa päeva jooksul kulutad energiat nagu trennis ja üldse nagu elamisega. Ja paned sinna minimaalselt kuskil 500 kilokalorit juurde, et see on sinu nagu selline algpunkt, kus sa alustad. Ja siis iga nädal vaatad, kui nädalaga sul mitte midagi ei ole juurde tulnud või pole isegi alla läinud, siis pead kindlasti tõstma juba. Kui kaal hakkab vaikselt juurde tulema, siis võid nagu jääda sama numbritel. Ja kui jääb seisma, siis jälle, et nagu öeldakse, kui sööd 6 korda päevas ja kaalu ei tule juurde, siis pead 8 korda sööma. Kui kaalu ei tule juurde, siis pead nagu 10 korda sööma. Aga et seda kulu mõõta, kus kohas sa kulu mõõdad? Mina olen teinud näiteks niimoodi, et vist päris mingi 10 aastat tagasi, et siis kui nagu natukene need pulsikellad läksid odavamaks, et tegelikult nad ikkagi midagi nagu näitavad, nad päris nii võssa ei pane, et kõigepealt mõõdad ära, palju sul kaloreid kulub nagu trenni jooksul, et kõik see trenni minek, pärast koju tulek, veel pesemas käimine, sul võib see kell kõik peal olla. Ja tegelikult saab mõõta ka niimoodi, et nagu terve päeva, terve öö vältel, 24 tunni jooksul. Et ma olen niimoodi teinud, siis ma saan enam-vähem mingit aimu, et palju mul neid kaloreid kulub, eks ju. Ja tegelikult, ma olen kindel, et ta päris nagu ei valeta. Päris ei valeta, aga see lihtsam variant, kui sul ei ole seda pulsi kella, sa ei taha seda nii keeruliseks ajada, siis praegu juba on kõigil. Juba keeruline. Et vaatadki niimoodi, et kui sul nii-öelda off-season, sa lihtsalt nagu tavaline elu, sul kaal stabiilne, pikem aeg juba olnud, kas või nagu nädal või 2 nädalat, siis lihtsalt lööd paar päeva kokku, palju sul nagu kaloraaž on. Siis ongi sul selline punkt, kus sinu puhul see kaal seisab. Et teoreetiliselt, kui selles numbris sa võtad mingi 500 alla, siis peaks kaal langema. Kui sa paned 500 juurde, siis peab juurde tulema. See ongi see number. Et lihtsalt lööd 2-3 päeva maksimaalse täpsusega kokku, palju sul seda kalorit on olnud ja
ja siis veel teine asi on see, et siis noh, kui sa tõstad seda kaloraaži, siis ainult, eks ju, süskarite arvelt, mitte nagu valgu ja rasva arvelt. Ja kui sa langetad kaloraaži, siis täpselt samamoodi siis ja esialgu ainult süsikate arvelt, pärast juba nagu rasva arvelt ja aga teine asi on see, et kuidas sa nagu seda nagu toidu kordadeks jagad või kas seal on kas seal on mingi vahe, et kas sa jagad selle süskarid näiteks 3, eks ju, ja siis võrdsetes osades sööd, eks ju, hommik, lõuna, õhtu, või sa sööd pigem niimoodi, et selle süskarid jagad nagu 2, et hommik ja siis lõuna ja siis peale lõunat või õhtupoole teed selle trenni ja siis peale trenni ei söö üldse süskareid. No, naiste puhul, kui sul kaloraaž on 2000 kalorit, sa võid seda 8-3 jaotada. Kui sa mingi suur mees oled ja sul on süsikat mingi 600 grammi, siis ega seda 2 korraga on natukene keeruline ära süüa. Ja peale trenni ka ikka kindlasti peavad süsikat olema, et taastuda. Küpsised on seal samas. Ma ei ole massi ajal, mul on nagu chillin vaikselt. Ei, ma mõtlen, et see ei ole nagu raske, aga pigem on see, et kui kas seda peab nagu tunnetama siis, et kas sa peale trenni vajad neid süskareid või on seal mingi reegel? No kui mõelda seda, et sa ikka trennis kulutad hästi, mitte palju, aga ikka kasutad seda süsivesikuid nagu ja sul keha on tühi glükogeenis, sa pead need glükogeenivarud ka ikka täitma. Ja kui sul trenn on õhtul, niimoodi päeval õhtus, siis sul nagu hästi pikk aeg jääb, et sul nagu keha ei saa süsikat, siis sa ei saa need glükogeenivarud ka täita ja järgmine päev siis see tähendab, et see nagu trenn ja üldse nagu enesetunne ei ole viimase peal. Okei. Sellepärast ma öösel sööngi siis. Aga seda peaks nagu proovima ka, sellepärast, et mõned dieedid on, mitte kulturismidieedid, aga ma ei tea, niisama dieedid ongi niimoodi, et sa sööd pigem nagu see käib dieedi puhul, jah. Aga kui sa tahad ikka massi juurde saada, siis nagu kindla reeglina. Okei. Et sellist hirmu ei ole, et enne magaminekut sa sööd, ütleme seesama mingi 200 grammi süskareid ja siis need valgud ja rasvad ja siis lihtsalt nagu selle paksuks, et ta salvestab kõik rasvana ja... Kindlasti, aga kõik teavad, et puhtalt lihasmassi kasvatada on praktiliselt võimatuna. Et mingi määral ikka seda pekki ka tuleb juurde. Aga samuti, kui sul tuleb 3 kilo juurde ja nendest isegi visuaalselt pildi või see peeglipildi järgi sa saad aru, et rohkem on ikka lihast tulnud kui rasva, siis see on juba õige suunas nagu. Et kui sa ümber mõõdud ja kõik näitab, et sul kasvab ainult kõht, siis kindlasti midagi sul on valesti on. Ja kindlasti on need erinevad kehatüübid ja igaüks peab nagu enda järgi seda ehitama. Ma tahtsin veel seda mainida, et see peegelpilt, eks ju, see on nagu selles mõttes, et pigem on nagu tark ikkagi mingi ajaintervalli tagant nagu endast pilte teha, et samas valguses ja see ongi see pilt, jah. Nagu. Et mitte, et sa vaatad ennast peeglist pidevalt, sellepärast, et ise ei pruugi nagu seal mingitest muutustest üldse nagu niimoodi arugi saada. Kui sa sealt pildi pealt vaatad, sa saad panna mingi nädalaste vahedega need pildid sinna kõrvuti või ei, ma just mõtlesin seda peeglipilti selles mõttes, et ju sa näed, et sul on 3 voldi asemel on mingi 5 tekkinud nagu kõhu peale, siis ikka vales suunas liigud. Ja kui ikka kõhulihased on ikka stabiilsed väljas, siis teoreetiliselt kõik on korras. Kaal tuleb juurde ja kõhulihased säilivad, siis on kõik korras. Siis on selline küsimus, et millised on erinevused õhtul ja siis hommikul trenni tehes, et kuidas seda toitumist ja kuidas seda kõike planeerida, et kui ma mäletan, ma üritasin mingi vahe teha 2 korda päevas trenni, et siis hommikupoole sai ainult mingit sükest väiksemaid lihasgruppe, mingit säärt ja randmeid ja mingit sükse asja teha, et võib-olla mingit õlga ja niimoodi, aga selleks, et nagu suuremaid lihasgruppe treenida, siis peaks olema vähemalt mingi 2-3 toidukorda juba nagu tarbitud, et kas see on ka nagu, kas see on pigem nagu peaks enda keha tundma või seal on mingi reegel või? Tegelikult, mis reeglid võivad olla, see lihtsalt elu ise määrab sulle, millal sa saad seda trenni teha. Aga me oleme ka niimoodi, et igaüks ei saa nagu õhtul peale 2 või peale 3 toidukorra minna trennisaali. Et paljud käivadki vara hommikul, et nagu saaks nagu pärast nagu oma eluga edasi minna.
et teoreetiliselt või no mina arvan niimoodi, et meie keha, üldse inimese keha harjub ükskõik millega. Et kui sa teed stabiilselt 2-3 kuud hommikuti trenni, siis vahet ei ole, keha harjub ära, sa ei jaksa samamoodi raske trennid hommikuti ka teha. Okay. Paljud vastupidi räägivad, et kui nad tulevad mingi kell 6, 7, 8 õhtul trenni peale, pikka tööpäeva peale, seda stressi ja kõike, siis nad on tühjad ja nad ei jaksa normaalselt trenni teha, vaatamata sellele, et nad on söönud. No. Et siis peaks ikkagi paigas olema see kellaaeg, et iga päev või iga trenn on samal ajal ikkagi? No enda kohta mul niimoodi öelda, et ma teen trenni siis, kui mul on vaba aeg. Mul vahet ei ole, vahest ma teen kell 10 hommikul, vahest ma teen lõuna ajal, vahest ma teen kas või 11 õhtul ja kõik ma teen. Aga öösel on ju reegelt palju vaba aega, ja? Jaa, aga kui mõelda just seda, et uni on üks tähtsamatest aspektidest, mida sa pead ka arvestama, siis kui sa järgmine päev pead kell 7 hommikul juba üleval olema, siis see öösel kindlasti ei ole ka kõige efektiivsemana. Aga ma arvan, et see erineval kellaajal treenimine ongi selles mõttes, et kõige mõistlikum võib-olla. Ma mõtlesin just seda, vaata, kui sa öösel sööd, eks ju, siis sul võib-olla ongi, kui sa hommikul lähed trenni, sa oled õhtul söönud, sa oled öösel söönud, siis sul ongi juba see 2 toidukorda on nagu sees, eks ju, siis ongi hommikul lähed. No asi ka selline, kui see on mingi paar miljon arvel ja sa ei pea kuradi muretsema raha pärast, et sa võid muidugi valida endale, no näiteks ma tean, et mul kõige paremini läheb siis kuskil peale lõunat, kuskil 2-3 ajal need trennid. Siis ma ei ole veel väsinud sellest pikast päevast, siis mul on nagu energiat palju veel jäänud ja ma jaksan hiljuti, ma juba ärkanud ja kõik. Aga no iga päev mul ka ei õnnestu niimoodi. Minul on üldiselt niimoodi, et ma töölt tulen, ma lähen koju, ma söön, ma magan ja lähen 7-8 trenni alles. Yeah. Et niimoodi, et järjest nagu minna õhtul ei jõua, vahepeal peab puhkama. Ma tulen töölt koju, siis ma söön, magan ja siis on järgmine päev. No see on sinu puhul, aga mõne puhul on niimoodi, et kui sa peale tööd pead minema kuskile kooli, lasteaeda, ma ei tea, mingi 100 asja veel pead tegema, siis noh... Mis sul arvutab, sa käid lasteaias või? Ainuke võimalus ongi sul siis mingi kell 6 hommikul minna saali. Ja kui sul on selline iseloom ja et sa teed seda, siis no respektne. Sul lihtsalt muud varianti ei ole, sa pead tegema nii, nagu sul elu dikteerib. Nii palju, kui mina olen kliente treeninud, siis on tavaliselt mina olen soovitanud niimoodi, et hommikupoole on nagu pigem nagu noh, tühja kõhu peal on just nagu see rasvapõletus on nagu hästi hea ja õhtupoole on see, et kui tahad massi kasvatada, kui tahad jõudu kasvatada, siis nagu see on nagu soodustatud, et hommikupoole, noh, seal võid mingisuguse kohvi juua ilma suhkruta, võid vett juua, aga kui sa ärkad ja siis esimene asi teed nagu seda aeroobset, et ükskõik, kas sa tuled saali või kodus teed või käid väljas jooksmas või et hommikupoole on see rasvapõletus on nagu hästi aktiivne. See ka praegu vist hästi palju vaidlusi käib selle kohta, et teoreetiliselt vahet ei ole, kas sa teed seda hommikul või õhtul, sest niikuinii kõik sõltub jälle see rasvapõletus ja kõik sõltub just nagu toitumisest nende kaloritest. Kui sa teed seal ala hommikul tühja kõhuga seda aeroobset ja siis pärast terve päev sööd sitte ja ikka see kaloras läheb lõhki, siis vahet ei ole, kas sa oled teinud seda hommikul või sa teed seda enne magamisminekut. Ei, ma mõtlen just niimoodi, et noh, et kui sa, ütleme, jood seda kohvi seal ilma suhkruta, siis käid jooksmas mingi 30-45 minutit, eks ju, ja siis vaata ka, nagu sa ei lähe koju, ei söö kohe mingit jama, vaid just need samad, mis sul seal dieedi peal ette on nähtud, eks ju, ja siis ta ju tegelikult... Minu puhul see töötab ka kõige paremini. Organismil on ju see ainevahetus on kiirem, eks ju, peale seda 45 minutit jooksu, eks ju, ja minu meelest nagu enesetunne on ka parem, et peale seda jooksu käid veel duši all. Aga mitte kõigidel, et tegelikult ma tean hästi palju sportlasi, kes ka, just eriti naised, kes niimoodi üritasid hommikuti teha, aga siis terve päev see söögiisu läheb nii hulluks, et nad lihtsalt ei pea vastuna. Et see hommikune aeroobne tühja kõhuga, see paljudel viib seda, no lihtsalt nagu inimene ei jaksa pärast seda dieedi hoida. Okay. Ja kui õhtul teed seda aeroobset rahulikult enne magamismine, kui te ei söö, lähed kohe magama, siis on nagu palju lihtsam taluda seda. Ja ma tean hästi palju, noh, see ei ole minu sportlaste puhul õnneks, aga ma tean hästi palju, kes teevad 2 korda päevas aeroobset ka, pluss veel jõusaal. Siis on hommikul ja õhtul? Jaa. Okay.
et no jälle, igaühel on oma elutempo, igaühel on oma mingid mured elus ja igaüks ikka otsib see, mis just tema nagu on võimeline. No mul on ainuke mure see, et ma paks olen, aga rohkem midagi ei näe. No ja mitte aeroobset päeva sina tee siis, noh. Päriselt. Okei, nädalas, noh. Siis on veel selline küsimus, et kui mitu korda siis nagu ühte lihasgruppi peaks nädalas treenima, et kas see sõltub siis nagu lihase suurusest, et noh, näiteks biceps versus seal mingi seljalihas või siis nagu on nagu mingid lihased on nagu raskemini trennile alluvad, noh nagu säär, eks ju, või kõhulihas või miks tehakse kõhtu näiteks iga trenni lõpus või et nagu minu meelest on niimoodi, et nädalas peaks siis kogu keha saama läbi teha 2 korda, et oleks nagu mingisugust, kui sul eesmärk on lihasmassi juurde kasvatada, siis peaks tegema 2 korda läbi kogu keha. Ma räägi. Sõltub taastumiskiirusest ka, kui sa tunned, et sul on ikkagi see lihasgrupp on veel valus, mis sa eelmine kord tegid, siis ma ei tea, kas on mõtet peale teha sinna. No jälle erinevad nagu arvamused on ja ma võin öelda ka niimoodi, et see suure väike lihas pigem ei ole selle taastumis nagu aeg suurem ja väiksem, et see koormus, mis sa annad trennile, et väiksem lihas sa annad vähem koormust ja suurem lihas sa annad nagu rohkem harjutusi, rohkem seeriad, et rohkem nagu piinad seda. Väiksemad ei ole nii vaja. Ja vähemalt need uuringud, mis mina olen uurinud ja enda puhul ka ma märkanud, et tegelikult kui sa isegi mitte nädala jooksul, et 10 päeva jooksul oled teinud üks lihasgrupp korralikult läbi, siis see toonus, lihastoonus ja progress ikka toimub veel. Sest ma tean hästi paljud need, kes teevad ainult üks raske jalatrenn 2 nädala peale. Kas see on sellepärast, et ei taastu ära või sellepärast, et rohkem ei ole vaja? Et nendel rohkem pole vaja seda. Aga milleks, kui sa näed, et sul areng toimib? Kindlasti ei ole niimoodi, et see trenni koormus või selle, mida rohkem sa treenid, seda paremini sa arened, seda kindlasti ei ole. Et need puhkepäevad ja need asjad on tihti palju tähtsamad, kui sa lõhud ennast trennis iga päev. Et kindlasti on need sportlased, kes valmistuvad ja kellel on mingi lihasgrupp, mis jääb alla, siis see vajab nagu võib-olla rohkem nagu tähelepanu. Et ma tihti ka soovitan, et teha üks nagu, näiteks kui rind jääb nagu natukene väiksem ja nõrgem kui ülejäänud ja siis üks raske rinnatrenn nädalas ja teine lihtsalt paned 1-2 harjutust rinnale veel juurde seal nädala peale. Ja siis sama on siis nagu pausidega ka, et näiteks iga mingi 2 või 3 kuu tagant peaks võib-olla näiteks üldse nädal aega vabaks võtma. Paljud räägivad seda, ma ise ei olnud võimeline seda teha. Et kui sa iga päev ise passid seal jõusaalis nagu terve päev ja sa trenni ei ole teinud, siis nagu kuidagi tühi tunne tekib, et sa nagu pole muffigi teinud. Ja kergemad nädalad ma olen teinud ja lihtsalt, et kas või mingi 2-3 harjutust nagu lihasele ikka midagi ikka teed. Vahepeal on ju niimoodi, et kui mingite täiesti muude põhjuste pärast nagu trennist oled eemal mingi nädala või lihtsalt mingi 4 päeva või siis tundub küll, et nagu tuled tagasi, siis on nagu palju rohkem nagu jõudu või? Jõudu, energiat ja seda küll kindlasti. Mitte just energiat, aga täitsa päris jõudu kohe, et... Mina panin tähele, et mul võtsin 4 kuud, ma mõõtsin ümber mõõta. Mitte midagi muutunud, võib-olla pool senti siia-sinna käis kogu aeg. Pea ümber mõõta. 10 päeva jäi vahet ja need mõõdud oluliselt kasvasid. Oluliselt. 10 päeva jäi vahet. Rinna ümber mõõt 6 senti, kui ma eksi oli. Sellel ajal kasvas, kui sa trenni ei teinud? Kui ma ei teinud. Tegelikult. Aga see näiteski see vist, ma arvan, pigem see, et sul oli ületreenitus. Et see ka, jällegi see kõik taastumine ja kõik see on kõik nii keeruline selles mõttes, et tuleb arvestada kõik aspektid, mis sul on, nagu kõik need taastusvahendid, mis sa kasutad ja lisandid ja sinu elustiili ja elutempot ja stressi taluvust ja kõike seda. Et kõik teavad, et praegu meie elus on kõige selline faktor, mis mõjutab kõiki, see on stress.
stress tapab nii vaimselt kui füüsiliselt kui igatpidine. Et mida rohkem stressi sa tekitad, seda teoreetiliselt vähem arengut sul ka on. Ma olen kuulnud, et räägitakse hoopis vastupidi. No stress, mis sa tekitad füüsiliselt lihasele, see on üks asi, aga ma räägin selle mentaalne stress. Aga siis sa oled vaimselt tugevam, kui sul mingi stress on, et kui sa ei ole neid pingeid ja varem tundnud, nagu siis lihtsalt võid murduda väga kergelt, et selle vaimse stressi sa võid panna trenni, aga füüsilist stressi sealt nagu välja ei võta enam. Kuidagi pidigi nagu organism läbi selle stressi nagu arenema, et tugevamaks ja läbi vigade. No ma arvan, kõigidel kindlasti on nagu sellised, et sa näed inimest, pole mingi 2-3 nädalat ei ole inimest näinud, siis ta tuleb, siis hujak märkata, ta nagu korralikult nagu alla võtnud või niimoodi siis küsid, mis juhtus, siis ta räägib, et mingi kuradi hull stress oli, et mingi ükskõik mis põhjus oli, et nad ei saanud magada normaalselt, ei saanud toituda normaalselt ja stress oli nii kõrge ja see nagu paneb risti üldse nagu selle arengu peale. Jah. Pigem on see, et vaata, kui sa magada ei saa, siis sa ei taasta ära sellest trennist ja kui sa magada ei saa, siis aju ei lülita ennast välja ja aju sellest päevapingetest ja sellest ei taasta ära ja siis samuti, et inimesed ka on kaks täitsa erinevad, et need, mis stressi puhul hakkavad tõgima ja need, kes stressi puhul lihtsalt nagu loobuvad toidust. Kas siis oleks üldse võimalik, mitte võimalik, aga nagu vajalik trennipäevikut pidada, et sa saad kirja panna näiteks selle sama 3-4 kuu jooksul need muutused, eks ju, kõik need raskused, millega sa trenni oled teinud, kõik see, mis sa söönud oled ja siis see ka, et kui sa neid ümber mõõta, eks ju, mõõdad, et kui vajalik see on, et näiteks siis sa võtab võib-olla nagu saadki nagu sul tekib ülevaade selle kohta, et kas ma näiteks peaks selle 3 kuu tagant mingi nädal aega pausi pidama või? Esialgu, ma arvan, esimesed aastad kindlasti see treeningpäeviks on väga kasulik. Okay. Ma tunnen puudust sellest lausa. Ma ei ole teinud ja monitoorimiseks kindlasti ülivajalik. Et kui su juba see staaž on mingi 10 aastat ja rohkem, siis sa juba enam-vähem, kui sa oled seda kõik need tsüklid teinud juba mitu korda ja sa juba tead enam-vähem, et mis sa pead nagu saavutama ja kuidas see protsess hakkab käima ja sa juba visualiseerid seda ja umbes oskad kõik numbrid isegi ennetada, siis ma ei tea, kas seda treeningpäevikut on vaja, aga esimesed aastad kindlasti on. Okei. Ja siis peaks tõesti nagu pedantselt kõik kirja panema, kõik seeriad, kordused, kõik mis sa sööd, kõik raskused, mis sa tõstad ja? Ikka põhiasjad ikka pead kirja panema, mitte nii, et seal lähed 2 lusikat rohkem oled söönud või 2 lusikat vähem ja või sa oled seal mingi 2 kordust rohkem või vähem, aga ikka pead kas või kirja panema trenni, et kas tegid raskelt või kergelt ja lõpus kuidas enesetunne oli ja No minul oli poolikuks sellepärast, et ma ei suutnud nendele harjutustele nime leida, selles mõttes masinaga midagi tegid, aga mis selle asja nimi on, neid oli nagu nii palju tuli ja see jäigi poolikuks, ma ei teinud lõpp. Üks hea raamat on piltidega, ma ei tea, kas ma... Ilu, tervis, anatoomia. Ja, väga hea raamat. Ja, algajate puhul see on põhiraamat, mis peab olema. Jah. See on täpselt A4, saad lehed välja printida või kopeerida. Ja samuti, ega sa ei pea kõik harjutused nii pähe õppima päris nii, nagu see raamatus on kirjas. Kõige tähtsam, et sa paned kirja nii, kuidas sul endal jääb meelde. Ja sealt õpid need lihasgrupid ja lihaste nimed ära. Sellepärast mul ka paljud kliendid ütlevad, kuule ära kirjuta mulle, saada pilt, mis oled endale kirja pannud. Aga kui ma saadan pilti, mis ma endale olen kirja pannud, mis ta on trennis teinud, siis ta 99% kindel, et ei saa mitte muffiga aru. Ja nendel harjutustel või on ka vaata nagu erinevad nimetused, et kuidas keegi nagu... Ja siis kui sa hakkad veel näiteks vene keelest tõlkima... Ei, ongi see vene keel, eesti keel, noorukid, kõik veel selle inglise keele ka, siis ongi, tuleb selline saljanka kokku, et enam keegi ei saa aru, millest jutt oli. Plaanis oli rääkida sellistest asjadest, et nagu vigastused, et kehalised iseärasused ja vigastused, jah, et põhimõtteliselt mul oli, ma ei tea, kas lapsena või kas lapsena või siis kaasasündinud oli nagu rinnakukorv oli natukene nagu deformeerunud, et üks pool on natuke rohkem väljas ja teine pool on nagu vist normaalne või natuke rohkem sees, et siis nagu
noh, trenniga, kui see rinnalihas kasvab sinna peale, siis tegelikult ta nagu välja ei paistagi, aga siis, kui nagu rind on lame, siis oli natukene, noh, endal väga ebamugav rannas käia või midagi. Peale selle, et ma veel paks ka olin. Aga, ja siis nagu sellistest asjadest saabki nagu, noh, trennis või trenni tehes saab üle, et igasuguseid muid asju on ka siin, noh, eriti tüdrukutel, et ma ei tea, kellel on jalad peenikesed või jalad paksud või mis iganes, et minu meelest see jõusaal ongi nagu selline koht, kus sa saad enda keha ju muuta just täpselt nagu selliseks, nagu sa ise tahad, et lihtsalt peab natukene vaeva nägema ja aega peab olema ja kahjuks päris nii ka ei ole, et see nagu need geneetiliselt need keha eripärasused või need omadused, sa saad kindlasti need muuta paremaks teha, aga jälle, kui sul on jah selline väga kiitsad õlad ja hästi jäme vöökoht, just mitte rasva arvelt, vaid lihtsalt ta ongi selline, siis on päris keeruline ehitada sinna, et sa saad seda veekuju, õhker veekuju või midagi. Ei, ma ei mõtlegi just nagu, et võistlema minna, aga enda jaoks. Enda jaoks kindlasti see on võimalik ja see kindlasti võib, noh. Et geneetikaks, aga nagu öeldakse, et ma ei poolda seda ka, et kui ütlevad, et nagu geneetika ei määra üldse midagi. Et geneetika määrab, ma arvan, kuskil, just nagu võistlejate puhul, kindlasti kuskil 30% võib-olla rohkem isegi, aga ülejäänu on ikka raske see töö ja pühendamine. No minul näiteks rinnalihased on vahel, siis kui ma alustasin trenni, umbes 5 senti on need kinnituste vahe. Ja seda tagasi täis ei treeni. Seda ei saa, jah. See jääbki siukseks. Kas ta on siis nagu kole või kohtunikud hindavad? See on nagu defektne. Täis defekt. See on defekt, see on nagu selline, see on geneetiline, seda ei saa muuta, aga nagu mulle ka on läbi aastat on hästi paljud rääkinud, et sul on kuradi nii, et sinust ei saa kunagi kulturist. Sa pikk ja peenikesed jalad ja kõik on, et sa ei saa kunagi nagu kulturistiks, et maksimum klassika, et bla, et sa ei kasvata ja lihtsalt, ma ei saa öelda, et ma need on mingi kuradi ilge kuradi kulturist või mingi, aga ikka midagi nende aastadega on ikka kasvatanud ja päris nagu... No aga tulemused räägivad enda eest ju. Ja just ma räägin, ma ei löö läbi seal, ma ei saa nagu seal üliraske kaalus nagu välja ja seda ma mõistan ka väga hästi, aga ikka võrreldes sellega, mis oli näiteks 10 aastat tagasi ja praegu see ikka areng on ikka väga suur. Et põhimõtteliselt, kui keegi lihtsalt ütleb, et sinust ei saa seda või toda, et siis ei ole mõtet seda kuulata. Kindlasti mitte, et see nagu just vastupidi, sa pead kasutama seda enda motivaatoriks, et see nagu, et ongi need hästi palju need motiveerivad nagu need laused ja kõik see, et see kõige tähtsam ongi seda enda sisemine usk nagu, et sa jaksad ja sa oled võimeline. Jah, kas sa usud endasse või on see, et sa suudad panna oma mingisuguse, ütleme eraelust tingitud mingisuguse olukorra või siukse raske perioodi suudad selle lihtsalt suruda trenni näiteks. Enda jaoks tööle, jah. Midagi negatiivset enda jaoks tööle. Et see ongi selle negatiivse positiiviks pööramine, et... See on nagu need geneetiliselt, aga kui need rääkida vigastustest, siis see on juba nagu absoluutselt teine küsimus ja teine teema. Tahad sellest rääkida? Ei kindlasti, et me kõik, kes on jälginud need profisportlased läbi aastad, kas see on nagu Dorian ja need kõik, kui vaadata, siis peaaegu kõik on kirjutanud, et kas lõpetasid karjääri või see karjääri suur nagu selline murdepunkt oli siis, kui nad said nagu mingi räigi vigastusena. Minu meelest kõige õudsem on praegu vaadata seda Ronnie Colemani, et kunagi oli ikkagi, maailma kõige tugevam kulturist ja siis praegu mingi vaevalt kõnnib seal keppidega. Jällegi, aga ta ei lõpetanud karjääri mingi kindla vigastuse pärast, on ju nii. Ta lõpetas karjääri enam-vähem tipus, kui tal oli kõik korras veel. Ja kui vaadata need tüübid, kellel näiteks juhtub see, et sa nagu, selline vigastus näiteks, nagu see rinnalihas läheb täitsa nagu pooleks või midagi. Et see juba visuaalselt, see juba muutub. Praegu teevad need ilusad opid ja kõik on võimaline ja see nagu kui vaadata seda sommi praegu, kellel see eesosa läks täitsa nagu rebene sarana.
aasta on möödas ja ta jälle laval ja jälle nagu mega suurepärases vormis ja mitte midagi nagu ei ole märkav. Aga mõnel nii ei ole, et kui sa nagu samamoodi tõmbad nagu biitsepsi küljest ära või midagi, täitsa nagu ja valesti, kas valesti õmblevad tagasi või midagi, siis on visuaalne pilt on juba nii kõver, et see kohe nagu paneb nagu edasi selle karjääri peale, võistluskarjääri peale ikka oma juba selline linnugi kirja, et see nagu juba küsimärgiga, kas sa saad seal läbi lüüa või ei saa. Dorian Yates'il oli see, et vist triitsepsi vist mingi kas nädal või 2 nädalat enne võistlusi vist rebestas ja siis ta vist arsti juurde ka ei läinud ja siis tal jäigi see niimoodi sinna tellerdama ja ega ta ise eriti kinni ei kasva ja ei, seal ongi probleem, seal tegelikult see aeg, millal sa saad seda tagasi õmmelda, et peaks nagu, kohe. Et see on nii minimaalne, et kui see lihas tõmbab kokku ja jääbki, et sa pärast ei ole eriti võimalik seda enam midagi teha sellega. Et ongi see kulturistidel, et ma tean, et see Venemaal on mitu tükki, kellel on just nagu see rinnalihase pärast, nad lõpetasid oma karjääri ja isegi kui see ei lähe täitsa puruks, no nii, ma kadusin ära. Ei kadunud. Isegi kui ta selles mõttes rebeneb natukene lahti ja kui sa juba sellele tähelepanu ei pööra, siis samamoodi see biitseps, mul näiteks see on niisugune sentimeetri ülespoole kolinud. Ja peale seda sa ei ole võimeline isegi enam seda lihast pingutama. Sa pingutad, et on täiesti niisugune pool nätske. Ja see võtab umbes mingisugune 1,5–2 aastat enne, kui ta hakkab uuesti ilusat tööle ja saad tunnetust. Aga minu puhul on näiteks see, et mul üks äär on, ma seal kui noor olin, ma olen hästi palju neid maratoni jooksnud ja igasugust lollisi teinud ja mul vist üks sääre lihase pool ka on nagu läinud nagu katki ja mul siiamaani üks säär on, ükskõik mis mul on teinud, ikka üks säär on 3 sentimeetrit peenem kui teine. Aga toda me rääkisime ju, ta ütles maadlusest äkki. Äkis maadluses või seal, ma samal ajal tegin maratoni ja maadlused, ma lihtsalt mäletan, et peale maratoni ma nädal aega ei saanud käia, et võib-olla seal tuli, et noor ja see kasvas ka kõik ilusti kiiresti. Siis me vist vaatasime ka, et kõigil on niimoodi. Ei ole, mul just üks pool, üks nagu mul see parema jala, mingi üks see sääre pea on ärana. Kui ma olen peeglist vaatanud, mul on ka üks säär on jämedam kui teine. Ja. Aga see ei sega nii palju seda võistlemist, kui sul näiteks üks biitsepsit ei ole või üks rinnali. Ei ole või? No jah. Tegelikult, kui sul ei ole üht biitsepsi, siis sama võid öelda, et laval, kui sa näitad topelt biitsepsis, võib-olla isegi parem, kui poleks üldse seda kätt. Siis ei lõikaks nii palju silma. Sest ega võistlustel on ka proportsioonid loevad päris palju, enne? Jaa, kindlasti see on nagu üks tähtsamatest nagu, jah. Kui seal nagu võrdsed mehed ja kõik on nagu kuivad ja suured, et need proportsioonid, need mängivad ikka väga palju rolli. Ja. Muud vigastused, näiteks mul on mõlemad põlved opereeritud ja mul on ühe jala peal mingi 3 opi on tehtud ja õlad on igat pidi vigastatud, aga seda saab kuidagi kompenseerida, et see nagu ei see ei lõika nii palju silmane. Kas, aga trennis ikkagi sa pead ju kõik aeg selle peale mõtlema, et uuesti põlvedega midagi juhtuks, ja? Mis tolku selles, et sa mõtled, Et mida rohkem sa hakkad pabistama ja kartma seda, kuradi raskemaks sul enda läheb, Et mul keelati juba mingi 8 aastat tagasi rasked jalatrenni teha, Võistlemine keelati? Võistlemine üldse sellest räägi, aga lihtsalt nagu seda koormust jalgadele mitte anda, üleüldse, kui mingi vigastus on, et selles mõttes, et ikkagi talle mingi aeg rahu anda, et mitte kogu aeg peale suruda. Sest et sellest ei tule mitte midagi head. 4 aastat ise kõike läbi proovinud. Ei, mul oli niimoodi, kui mul põlveopid olid, mul oli parema meniski op ja siis oli vasaku meniski op, vahe oli mingi nädal aega ainult, Siis ma järgmine päev peale opi läksin karkudega saali ja tegin ikka midagi, mitte jalga, aga üle keha ikka tegin, Sõber rääkis selle Rauno Heinla kohta, et tal oli hüppeliigese operatsioon ja siis üks päev oli, teine päev oli seal kodus, 3. päev oli maru igav, läks trenni, tegi piitsa, 4. päev tegi vist seal juba jalga ja midagi. Ja. Eks jah, mul ka, kui öeldi, kui need niidid ma võtsin ise välja, siis hakkasin kohe need sirutusi kergelt tegema ja kui ma tundsin, et midagi hullu ei ole, siis ikka nagu teed. Aga enne peab see ära paranema, enne ei võeta niite välja ikka.
ei, no seal ongi seal minimaalne niisama ei ole, et lähed kohe koju ja võtad 10 niidid päeva, välja. 10 kuni 14 päeva tavaliselt see aeg, kuna need niidid võetakse välja. Mul oli kunagi töö juures juhtus siuke asi, et trepist kukkusin alla, mitte nagu enda tahtel, aga nagu töö ülesandeid täites. Ja siis ka kuidagi need jalad nagu hüppeliigesest läksid kuidagi kõverasti või midagi või igatahes midagi seal juhtus. Ja nüüd vist juba, ei tea, 12-14 aastat või siis kõik aeg nagu valutab ja noh, tegelikult ei tea ka päris keegi, et mis seal nagu valesti on, et peale siukest raskemat tööpäeva isegi juba nagu, kui sa 8 tundi seisad või mingeid raskuseid tõstad või kõnnid pikemalt või, ja järgmise päeva hommikul on ikka väga valus, et on igasuguseid kangemaid valuvaigisteid juba välja kirjutatud ja siis küll nagu tahad hoida, et nagu okei, see trenniks, eks ju, aga noh, mingi töö pärast ei pea küll nüüd nagu niimoodi kannatama, et siis kui vabapäev on, et siis ei saa põhimõtteliselt voodistki üles ja see trenni koha peal ka, et ikkagi nii palju peab nagu seal ümber mängima, et katsetad järgi nagu mingid raskused ja mingid harjutused, mida saab teha, sest kui nagu kükki ei saa teha, siis reie tagumist osa, esimest osa ikka saab treenida, saab mingit säärt mingite nurkade alt ja lihtsalt peab nagu katse-eksitusmeetodil nagu järgi proovima, et mida saab teha ja selle jõusaali trenni koht on siin ka ja see on selline hästi universaalne, et kui sa ei saa nagu ühte asja midagi teha, sa ikka siis saad nagu, siis teed kes mida. Näiteks mul on õlad on, ma ei saa teha õlga, ei saa teha rinde, aga jalga ma ikka saan teha ja siis ma mõtlengi, miks mitte, et mul jalg nagu ongi see, mida ma pean nagu rohkem treenima ja ma üritan seda võtta nagu positiivsest küljes, et nüüd ongi siis aeg nagu rohkem nagu rõhku panna mingi muu lihasgruppidele. No jaa, aga kuklasse jääb ikka see teadmine, et ma ei saa seda lihasgruppi teha, vaata. Aga ikka parem, kui sa lihtsalt kodus vedeled ja munad seal nagu, et jah, kindlasti. Nagu siin palju, et mul mingi näpp on vigastatud, ma ei saa, mul arstid ütlesid, et ma ei saa 2 kuud mitte midagi teha ja siis sa passid seal kodus, see on ka ei ole, See on mugavus. Ja siis, kui sellest mugavustsoonist nagu välja lähed, siis võib-olla leiad üldse seal mingisuguseid uusi harjutusi või mingeid treeningmetoodikaid. Pigem uusi põhjusi, mitte minna trenni. ei, ma mõtlen just seda, et nagu kui sa ütleme seda õlga ei saa, mingit surumist ei saa teha, eks ju, siis võib-olla seal otsid ja leiad hoopis mingeid muid harjutusi, nagu, mis samamoodi seda õlga koormavad. Ei, kui mul oli üks esimestest veel õlavigastustest, CrossFit. Siis seal veel hullem. Pilates. Kas on Pilates või Pilates? Kuule, ma ei ole pädev nendest teemadest. Kas on sooja või sojavalk või soojavalk? Mis vahet on? Jah, soe juba. Sojavalk. Aga ongi nende vigastustest, sest ma räägin, kui sa ei saa surumist teha, näiteks ma märkasin ma ei saanud õla surumist üldse teha, mitte mingi raskusega. Siis ma tegin rohkem neid igasuguse lendamisi ja ma märkasin just, et mul nagu õlad hakkasidki arenema. Et see ongi selline variant leida endale sobivat varianti, mis sul, ja igaühel nii oma selle piir, mida need raskuste piir ja see, mida kui sa ületad, siis hakkavad need vigastused tulema. Et enda puhul ma võin ka öelda, et ma olen mitu aastat järjest teinud nagu surumist nagu eesmärgiga suruda seal, ma käisin surumisvõistlusel ka ja korra ja et mul alati, kui ma jõudsin 200 ja rohkem surumisele, siis mul nädal 2-3 kuu, aga ikka lõppes sellega, et ma 2-3 kuud peale seda ei saanud üldse mitte mingit surumist teha. Et nüüd enam, nüüd ma rohkem nagu selline veteranide või selle nagu tarkade meeste klubis, et ma suurt raskust üritan mitte väga teha, et rohkem nagu pikemad seeriad ja rohkem nagu tunnetuste peale. See, mis mina biitsepsi kinnituste purunemisel õppisin, oli see, et ma tõmbasin kõiki raskusi kätega. Mul on terve elu käed domineerivad olnud ja kogu aeg tõmbasin kätega, mitte näiteks ütleme selga samamoodi, ma ei tõmmanud mitte seljaga, vaid ma tõmbasin kätega. Aga kuna biitsepsid olid nii valusad, siis ma panin reaalselt rihmad ümber küünarnuki ja siis ma tõmbasin seljaga ja ma õppisin ära, kuidas kasutada selga, mitte kätega. Tihti ongi selle suure raskuse probleemid ongi, et see suure raskusega tegemine tavaliselt ongi seal, sa ei tunne seda lihast, mida sa tahad nagu reaalselt, mis on nagu vajalik.
et sa kasutad kõik muud abilihased juba ja palju rohkem võib-olla isegi kui põhilihas, noh. Et see ongi need raskus, no kulturistide puhul kindlasti raskus ei tohiks olla selleks määravaks faktoriks, pigem see lihase tunnetus, noh. Aga no see kahjuks jälle tuleb aastadega. Jah. Aga ütleme, see raskus ise ka on tegelikult ikkagi nagu mingi näitaja, et selles suhtes, et kui see raskus tõuseb, siis sa ikkagi liigud nagu positiivses suunas, et ikkagi seda raskust peab ka nagu natukene taga ajama, aga lihtsalt peab nagu kuidagi trenni niimoodi ära jagama, et sul ei ole, ütleme, iga nädal ei ole täpselt samal ajal või näiteks, ma ei tea, iga trenn ei ole täpselt samade raskustega, et võib-olla näiteks kord kuus, proovidki seal seda maksi või kord 2 nädala tagant ja see maks, sa ei ole jõutõiste. Ma mõtlen lihtsalt nagu enda jaoks seda maksi, et mitte nagu, okei. Et see kindlasti see määra, et kui sa näiteks tõstad biitsepsile mitte 70 kilogrammi, vaid sa jaksad nagu tõsta 80 kilogrammi, see tähendab, et see nagu sama ajal biitseps kasvab 2 sentimeetri juurde. Ne? Aga kui mul ongi seal programmis on kõik aeg, et 12 kordus. Ei, võt see on juba teine küsimus. Miks sul see programm on siis? Ne? Tea, Kalmusi käest ostsin. Sellepärast mul ei ole kunagi sellist programmi, et ma teen sama harjutused 2 päeva järjest. Aga kui ma ei tea, palju mul see lagi on, aga kuidas ma siis tean neid raskuseid juurde? Milleks sul seda lagi vaja? Kas sul keegi küsib, nagu, kui sa tahad nagu kulturismi võistlustele minna, kas keegi küsib, palju sa seal küki teed või palju sa surud? Kõik vaatavad, kas sa tegid wow-efekti või ütled, no okei. Et seal keegi ei küsi, palju sa kaalud, palju sa surud või palju sa sööd. Seal ongi see, et sa pead näitama oma maksimumi ja see ei tähenda kulturismi puhul see kindlasti see visuaalse efekti ja raskuste, see ei ole, otse sidet ei ole kindlasti. Sul on valida, kas sa treenid ego või sa treenid lihast? Ja mida vanemaks sa saad, seda vähem tavaliselt see ego määrabki nagu. Et näiteks mina 10-kiloste antlitega ma suudan piitsa rohkem treenida kui näiteks 20-stega. Oluliselt rohkem. No siis ta läheb täis lihtsalt, aga kuidas sa tead nagu, et seda raskust tõsta? Ei, ma ei tõstagi tihti peale terve trenni, ma teengi... Kui sa juba 4 aastat teed nende 10-kiloste antlitega, siis äkki oleks viimane aeg mingit suuremad. Aga selle 4 aasta jooksul biitsepsi ümbermõõt on 37-st läinud 50 peale. Aga jõud on ka ikkagi määrav, jah? Jaa, ma jõuan ka 30-stega teha. Jaa, aga vaata, jõudsid, see jällegi, sa rääd lagi, jah, et kui ma surusin näiteks 200 juba 10 aastat tagasi, teoreetiliselt praegu ma peaks mingi 300 suruma. Muidu mul see 10 aastat on nagu perse läinud. Aga mis juhtus siis? Hakkasid vigastused tulema. Milleks ma hakkan ennast nagu lõhkuma ja et praegu ma praktiliselt seda kangi surumist, tava surumist või nagu 1 korra peale surumist ma ei tee üldse. Aga sa tead, palju sul praegu palju sa suruda võiksid? Ei. Sa ka ei tea, Kristjan? Ei tea, aga ma võin arvata. Ma arvan, et kangiga mina suruda ei jõua nagunii. Aga hantlitega ma arvan, et 143 korda. Et selles mõttes see maksimum ongi täpselt see, et sinu enda jaoks on seda vaja. See lihaste jaoks ei ole mitte mingit määravat, mingit rolli. Et ma ka iga kuu ma 1 korra teen siukse trenni, kus ma proovingi reaalselt, kui raskus ma jõuan näiteks rinda suruda. Ma teen korraks selle proovi ära, ma saan see numbri teada, selge see number on sama, mis oli eelmine kord, lähen edasi. Aga see number iseenesest kasvab kogu aeg, hoolimata sellest, kas ma teen kogu aeg maksimum raskusega või ei tee. See number ikkagi tegelikult kasvab kogu aeg. Ei, ma ei mõtlegi, et sa pead maksimumraskusega trenni tegema, lihtsalt mingi aja tagant, see kord kuus on nagu võib-olla halb näide, aga lihtsalt minu jaoks see töötas, et kui ma tahtsin nagu lisaks massile natukene jõudu ka kasvatada, siis ma pidin teadma, et kas mul on nagu mingit nagu progressi toimunud. Aga sellepärast ongi kord kuus ma proovingi selles mõttes, et kas ma jõuan 1 korra teha või nüüd ma jõuan 2 korda teha, aga see sõltub ka sellest, kui palju ma söönud olen ja kõik muu jällegi. Kui see jõud ei ole nagu primaarne, eks ju, siis ei pea kord kuus, et siis võib, ma ei tea, 3 kuu tagant või aastas 2 korda või üldse ei pea. Et kui sa tead, et see võib lihtsalt lõppeda samamoodi, nagu sulle mitu korda enne on juba lõppenud, siis milleks? Jah, seal on
ikkagi mingisugused siuksed mõistuspärased raskused ka, et mida ma proovida. arvan, see ka väga palju sõltub sellest treeningstaažis, sellest ja vanusest ka. Ja noh, kui sa oled kunagi 200 surunud, siis sa tead nagu, mis see sinu kehaga teeb ja mis tunne see on ja aga noh, näiteks minu juures seal 150 või 160 proovida, noh, ma arvan, et see ei lõhu nagu midagi ära, et ma võin proovida, aga noh, ma jään alla, aga ma võin proovida. Ma võin kohe praegu proovida. Pigem mitte, see on jah, selline, no minu arust see on nagu lollus nagu. Ja jällegi mulle väga meeldib selline lähenemine, mis no praegu jah, ma ei tea, kust see tuleb, kas seal Ameerika poolt või kuskil või nende no, teiste profide poolt, et just nende korduste lugemiste kohta, et need õiged kordused hakkavad siis, kui sul hakkab juba lihas põletama, kõrvetama. Siis hakkab see õige trenn, just kulturisti trenn. See, et sa kuradi tõstad seal mingi, ma ei tea, 5 korda kuradi 300-ga jõutõmmajad või see ei ole kulturisti trenn. Või see, et sa surud seal, jah, kuradi see püramüüd iga trenn kangiga seal ala maksimumi mingi 3-4 korduste peale, see ka ei ole kulturisti trenn. Sest samamoodi võtta seda jõutõstja ja kulturist, okei, see jõutõstja jaksab 200-ga suruda korra, aga näiteks 170-ga, kui kulturist jaksab sellega suruda 10 või 15 korda, siis jõutõstja kunagi ei surud nii palju. Samamoodi nende kükkide puhul. Siis kui ma kükkisin näiteks aia peale, meil oli seal mingi hull programm nagu aia peale, siis sa võid öelda, et ma kükin seal 250 kilogrammi, aga proovi 100-ga kükkida 100 korda. Ta sureb seal mingi, no ma arvan, ta teeb 25-30 korda heal juhul ja siis kukub kokku. Et see on nii erinev, et see jälle nagu see amatöör või see algajad, kes nagu lihtsalt jõusaalis käivad, siis nagu järgmine tase ja need, kes nagu võistlussportlased, nad peavad natukene teistmoodi, ma arvan, juba seda oma kava ja oma seda lähenemist nagu vaadata. Kas sa seda mäletad, kuna sul nagu see lihase tunnetus tekkis? Siis siiamaani tekib vaikselt. Mõne harjutuse puhul vähemalt nii on. Siis kui nagu see lihase tunnetus on tekkinud juba, kui sa juba nagu aru saad, et kas sa teed õieti või valesti, siis võib-olla jah, saad neid korduseid lugeda siis, kui juba põletab ja nii edasi. Ja no praegu on pull ka, et no ma näitan kliendile harjutust näiteks, et no mingi tõmban, et ma teen 2 korda mingi kerge raskuse kliendi raskusega ja ma tunnen, et mul lihas läheb täis, õige lihas läheb täis mingi mõttetu raskusega. Ja klient teeb ja tal silmad punnista ja ei tunne üldse seda lihast, mis tal vaja on. Aga tal ei ole seda lihast, mida täis minnagi? Lihas kindlasti tal on, aga tal ei ole seda lihase ja närvi seda veel koostööd või ma ei tea, kuidas see nimetada. Aju ja lihase. Sellepärast mulle meeldibki käia trennis ja kellegile näidata ette. Sa teedki väikse raskusega reaalselt, ma tunnen ka seda samamoodi. Sa tunned seda lihast, millega teed. Aga teed enda trenni, siis ilmselgelt paned seda kaalu juurde asju, siis ma ei tunne. Aga mul selle pärast hakkaski meeldima viimasel ajal teha need hästi pikad seeriad, ala 20 seeriad ja mingi kergema raskusega. Okei, muidugi selle kõrval mehed vaatavad, mis see short teeb, see mingi laste raskustega. Kuidas sa teed, sa tunned seda nii hästi, seda lihas, nagu, milleks sul veel vaja on? Ma ei hakka nimesid nimetama, aga minuga on täpselt sama kõredi saalis. On üks konkreetne vend, kes kogu aeg kommenteeris, et kui ta nüüd 10 kilostega teeb, nagu mis point sellel on ja pidevalt kogu aeg tuli seda. Ja siis oli, et kuu aega käib, ega ta rohkem ei käi. Ja, mul ka, no päris paljud, kes tahavad lihtsalt minuga korra või lihtsalt natukene kava midagi muuta, siis annad nagu teisu, oma lähenemisega näitad talle ja harjutus, seletad talle kohe, nagu siis ta teeb, siis ta mõtleb, kurat, mis ma enne olen teinud. Et ta nagu kunagi pole seda õiget lihase tunnetust kätte saanud. Siis kui see COVID oli ja kõik saalid olid kinni ja isegi siin välisjõusaalides ei saanud käia, siis mul olid vist 12, 14, 16 kilosed antlid, siis midagi üritasin teha, mingid 14 kilostega, mis iganes piitsa või mingit ala selga või midagi, siis kurat ikka teed see mingi 40-50 korda ühele käele ja 50 korda teisele käele ja ma ei ole seda niimoodi tundnud, nagu teie räägite. Pigem on just see, et nagu see 12 korda on nagu optimaalne, et kui sa nagu veel jõuad teha, siis pigem nagu raskust juurde panna, siis ütleme selle suurema raskusega, seal võib-olla tõmbab 10 korraga täis, aga siis peab tegema ka mingi 4-5 seeriat või
ja siis on juba korralikult täis, siis on väga korralikult. no aga 50 korda väikse raskusega 50 korda see on ka muidugi, see on äär juba nagu, et see noh. 40-50 korda. no minul on see, et kui ma teen näiteks mingi harjutusteen ja ma tunnen, et see raskus, mis ma tavapäraselt, millega ma olen alustanud, on ja ma teen ja ma tunnen, et ma jõuaksin veel, siis ma teengi see seeria veel, vahet ei ole, kas ta on siis 12 korda, mis ma plaanisin algul, või ta on 20 korda. Et ma teengi juurde nii palju, kui ma tunnen, et ma jõuan ilusti teha, siis ma teen edasi, et ma ei lõpeta ära selle 12 korra peale, et mul ei ette nähtud niimoodi. No samamoodi kui kasutada need igasugused need drop-setid või supersetid või trip-setid, siis see lihase tunnetus on ka absoluutselt teistsugune. Drop-setid jah, kindlasti, aga siis on kedagi veel appi ka vaja, et nagu mitte iga harjutuse puhul. No jah. Siis kui selle COVID jutu järgi veel tagasi tulla, et siis sai mingite kummidega tehtud, et mis sa sellest arvad, et nagu kummiga on nagu, ei tea, minu meelest on jälle mõttetu nagu, aga hästi palju reklaamitakse seda, hästi palju, ükskõik mida, seal mingites reklaamides põhimõtteliselt selle mingi erineva raskusega kummiga saad terve keha läbi teha, et kükid ja ma ei tea, mingid tõmbemoodi asja ja selga ja ma ei tea, mis iganes. Kükki on nagu hästi lihtne teha, et paned lihtsalt jalad haldade alla ja õlgade taha ja siis lihtsalt kükid, aga mingid piitsa ja siukse asju. Aga samas nagu see kumm nagu põhimõtteliselt, kui sa piitsa teed, mida kõrgemale seda tõstad, seda raskemaks ta läheb, eks ju. Aga alt otsast sul ei ole seda pinget. Ta ei tööta minu meelest nagu tegelikult, kui see koroonaaeg oli kõik kinni, siis me käisime seal ühes erasaalis trennis ja seal oli hästi väike valik need, kuidas teha. Me kasutasime ka päris palju kummi. Ja kõige pullim see, et tunnetus ja kuidas sul keha reageeris ja kuidas sul lihased valutasid, kui sa paned 1-2 võõrat harjutust juurde, kas sa selle kummiga, see absoluutselt teistsugune ka. Aga siis sa ikkagi vahetasid näiteks, kui sa tegid seda biitsepsist, siis sa tegid hantlitega ka ja siis tegid selle kummiga peale, aga ainult selle kummiga. Ma räägin, see jälle sõltub, mida sa enne oled teinud. Et kulturist, samamoodi, miks kulturistid kõik selle kummidega pampi teevad enne võistlust? Lihastoonust ja lihast seda kummiga saab hoida mingi määral. Hantleid on raske kaasas kanda. Sellest et eesmärgist. Et kui sa tahad lihtsalt lihastoonust ja mingit vormi hoida, või kui sa alustad nullist ja tahad natukene oma nagu seda vormi parandada, siis need ükskõik, kas kummid või seal TRX-id või kas mingi need mis elektriga löövad, see pask, see ka kõik sobib, et natukene, aga jälle, kui sa oled võistlev või sa tahad nagu lihasmassi kasvatada teatud nagu piirist ülesse, et kui sa ei ole täitsa alge, kes esimest korda hakkas tegema, et temal kindlasti see lihas võib kasvada isegi kummitreningiga, kui sa varem pole seda üldse teinud. Ja kõik, jälle kõik väga palju eesmärgist, et ma räägin oma nagu praegusest punktist, et ma enam väga seda lihasmassi nii hullud ei taha kasvatada ja ma enda puhul ma võin öelda, et see, et mul see lihasmassi kasvatamine või kuivatamine, see ei tähenda, see ei sõltu üldse treeningutest, vaid just otse toitumisest. Mida rohkem sa jaksad süüa, seda rohkem seda lihasmassi sul tuleb. Aga siis nende kummide kohta, et siis põhimõtteliselt nad on nagu ainult täiesti algajatele ja kui siis nagu algajatele või lihtsalt mingi teatud vormi hoidmiseks, jah. Sest ma kasutan naiste puhul need igasugust kummi harjutusi väga palju. Et siis põhimõtteliselt nagu see vormi hoidmine ka ikkagi nagu lühiajaliselt, et mitte nagu sa ei saa mingi pool aastat ainult nende kummidega treenida. Jälle ma räägin, see sõltub, kui sa mingi kulturist ja kui sa oled mingi 110 kuiva kilogrammi, muidugi sa ei saa seda hoida. Aga kui sa oled mingi ilus tüdruk, kes kaalab selle 50 kilogrammi, kelle seda lihasmassi väga palju ei ole, siis kindlasti tal isegi piisab sellest kummitrennist. Mida just need naised propagandeerisid, see koroona ajal kõik seal tegid kükki ja igasugused need asjad kummidega, et mingit vormi kindlasti saab nagu hoida. Jah, võib-olla isegi parandada, aga primaarselt nagu.
et midagi väga hullu, et noh, jälle kui tüdruk enne üldse trenni ei ole teinud ja toitus kehvasti ja nüüd ta hakkas ilusti toituma ja hakkas nende kummidega korraliku trenni tegema, kindlasti ta mingi 2-3 kuuga see areng on fenomenaalne võib-olla tema puhul. Siit loo moraali, et kasuta kummi. Aga see elektrivärk on siis põhimõtteliselt sama pulga peal sinu arvates? Jaa, ma olen katsetanud isegi seda, ma olen mingi EMS või mis need trennid on, olen käinud proovimas ka. See päris huvitav, aga jällegi ma seal samamoodi ütlesin, et sellega lihast kasvatada või mingi nagu näiteks minu enda vormi hoidmise jaoks, seda on vähe. Kui sa oled lihtsalt tavaline kontori inimene, kes tahab hästi kiiresti, tal on aega ainult 2 korda nädalas pool tundi teha, siis kindlasti mine ja tee seda. Efekt on ikka palju parem, kui sa üldse ei tee mitte midagi. Kõik sõltub jälle sellest olukorrast. Ja siis nagu ootused ei peaks liiga kõrged olema? No kindlasti sa ei saa ju, et kui sa loodad, et sa teed seal kuradi kummiga kodus, et sul on kuradi, ma ei tea, mingi biits kasvab seal mingi poole, need lootused on isegi jõusaalis on paljudel on üle volli nagu... Selle elektrivärgi kohta ma kuskilt lugesin, et väidetavalt pidi olema 4 korda efektiivsem kui nagu niisama jõusaalis käia, aga tegelikult on see hoopis vastupidi, et see kunagi mõeldi välja nendele astronautidele, kes seal kaaluta olekus on ja siis mitu kuud või nädalat või seal oma lihaseid üldse ei kasuta, eks ju. Et kui nad tagasi tulevad siia maa peale, et nad siis üldse nagu püstigi seista. Ma ei tea, oled sa vaadanud näiteks seda Phil Hitti või need Ameerika tipud, nad ka päris paljud kasutavad isegi jõusaalis need elektristimulaatorid ka. Ma olen näinud, et nad reklaamivad neid, aga kas nad ise reaalselt kasutavad ja ka, seda ma ei usu. Meil saalis treener üks kasutab ka, ta ei ole just otseselt nagu kulturisti või fitnessi treener, aga ta on... Ma ei hakka nimed ütlema, aga tal on need Eesti tippsportlased hästi palju treenivad ja see, ma arutlesin temaga ja mõtlesime tegelikult, kui näiteks sul on vigastatud üks pool natukene kas või, sa ei saa võrdselt nagu kasutada, siis see energia või see elektristimulaator, see annab võimalus sulle koormata seda vigastatud lihast ka piisavalt palju, et see annab seda lisaefekti juurde, või samuti sa ei pea selle puhul nii suurt raskust kasutama, et see lihase tunnetus on absoluutselt teistsugune. Et siis see on nagu taastumiseks? Taastumiseks ja võib-olla ongi selle taastumine ja kuidas see nagu peale vigastus nagu kõik need taastusravi, ma seda mõtlesingi. Need ja samuti, kui ma ise olen ka proovinud, tegelikult see päris huvitav, et seal on niimoodi, kui sa teed näiteks mõned kordused sirutust ilma selleta ja siis paned veel lõpus seda elektristimulaatorit, siis lihased töötavad, see annab ikka päris väga palju efektina. Just see tunnetus ja pärast, kuidas see nagu lihase tunnetus on peale trenni on. Et ma täitsa nagu ei saa, ma ise ka hea meelega katsetaks, aga see jälle päris kõige odavam lõbu ei ole. Sest mendiga tüli norida saad šokirelvad. Korralikud ja siis nagu terve keha saab nagu vatti. Siis sa pead talle ütlema, et kuhu lihasgruppi ja sa pead talle ette näitama. Ja seal vist natukene see... Volte on rohkem. Natukene suurema seda paugu saad. Aga jälle, kui sa ostad seal mingi kuradi TV shopis, ostad mingi endale seda kuradi liblikat, mis nagu vibreerib sul kõhu peale ja sööd ja jood õlut ja sööd krõpsu ja sul see kõhu lihase peale vibreerib, siis sa kuubikut kunagi ei saa endale. Tahtsingi seda ka veel mainida, et siis nagu see jõusaaliks ju, kui nagu meie oleme rääkinud puhtalt nagu ütleme sellest võistlemisest ja jõusaalist ja tegelikult siis nagu kõikide muudele spordialadele ka, eks ju, annab väga palju juurde, et ükskõik mis sa teed, et iluuisutamist või kabet või ja lihtsalt nagu minu arvamus on see, et see jõusaal on nagu hästi turvaline. Et kõigil on muidugi hästi palju vigastusi, aga see on nende enda süü, et see ei ole nagu mingi, võib-olla on mingi äärmisel juhul mingi treeningkaaslase süü ka, aga see selleks, aga ta ei ole nagu nii kahjulik, kui seal mingi boksitrennis seal pidevalt rusikatega vastu nägemist saada
või seal rammumehe trennis seal tõstetakse ikkagi meeletult suuri raskuseid juba praegu ja kui nagu ükskõik millega sa tegeled, nagu mitte see jõusaal just, aga et see trenn on ohutu. see on ohutum, noh. Aga minu arust igal pool on oma viga neil. Otses mõttes, kui sa kuridi boksitrennis vastu pead saad, see on oma viga, et sa pead eest ära ei tõmba. Jälle kõik sõltub sellest, mis eesmärgiga sa teed seda. aga jõusaalis nagu, ma mõtlen, kui sa nagu algaja oled, see on nagu turvaline koht, kuhu tulla, sellepärast et tegelikult masinate peal on kõik pildid, kõik on kirjas, kuhu istuda, mida teha, kõik skeemid on joonistatud. Ise kodus paned mingisuguse paika, eks ju, et seal selge piits üks päev. Iga spordiala kohta niimoodi. Aga ei ole ju. Kui sa lähed jalkat mängima, seal ka reeglites on kirjas, et sa ei tohi kuri vastasele vastu jalga lüüa. Ja kui keegi aga ikka nad löövad. Ja jõusaalis ka keegi ei jälgi need reeglid. Jõusaalis ka löövad. Ei löö, aga reeglid ei jälgi. Aga siis sa oled ikkagi nagu ise süüdi, kui sa ei jälgi reegleid. Just, see ongi nagu iga, no jälle, kas sa, et siin oli juba jutt sellest nagu ego treenimisest ja muust asjast. Ma mõtlen just seda, et kui sa nagu, kui sa algaja oled, siis tegelikult see on nagu turvaline koht, sellepärast, et seal sõltub ainult sinu enda nagu mõistusest, et kui sa kõike nagu mõistuspäraselt teed, siis ei saa põhimõtteliselt sinuga midagi juhtuda. No jälle, kui sul praegu just nagu vaidlen vastu, et kui sa hakkad jälgima seda, et sa iga trenni või iga nädal pead raskused tõstma, siis nagu hakkab tehnika kannatama. Ja see oma ette toob jälle seda vigastuste ohtu nagu, et see risk on kõrgem kohena, on ju nii. Ja et siis juba tehnika hakkab nagu, sa ei jälgi tehnikat, sa jälgid ainult need numbrid, mis, et sa pead nagu jõutõmmet teha, et pohhu, kas sul on selge kõver või ei ole, et kui sa tahad küki teha, kas sa nagu kõvera sellega, kas sa kukud ette nagu või sa teed nii nagu peab. Aga kui sa võtad näiteks CrossFiti, eks ju, seal mitte keegi ei vaata seda, et kas sul on selg kõver või sirge või? No see on võistlejad. Tegelikult trennis nad peavad ka ikka, kui sa lähed trenni ja lähed targa treeneri juurde, ükski treener ei hakka sulle õpetama, et mingi kuradi, et tehnika kindel. Ei ole tähtis kindel. Nagu see on nagu CrossFiti treener. Jaa. Nad ikka kõik CrossFiti treenerid, kes on nagu päris nagu treenerid, nad peavad hästi oskama kõik nagu tõste tehnika sooritust ja kõikina. Et nendel küll jah, omapärane tehnikas ja need lõuatõmmed ja rööbaspuud ja kõik see, aga ikka nad trennis, ma arvan, kindlasti nad peavad jälgima õiget tehnikat. Ma loodan. Samamoodi sa vaatad need mõned jõutõstmisvõistlused. Ega seal ka, kui need raskused lähevad mega raskeks ja mega suureks, et seal juba päris tihti see tehnika ei ole päris ideaalne. Ja seal ohtlik ongi ainult see võistlemine, eks ju. Just, see trenni osa nagu see ei ole ohtlik, aga just kulturismis täpselt samamoodi, et mitte see võistlemine, aga see võistlusteks valmistumine, et see... No boksis ma ka arvan, et sa ei lähe nagu boksi trenni ja sulle öeldakse, et davai, saa kuradi 10 korda vastu pead ja siis nagu mõtlena. Et seal ka keegi ei hakka sulle ütlema, et sa pead nagu vastu pead saama. Ja isegi kui nad hakkavad tehnikat harjutavad, siis nad panevad need suuremad kindad ja nad ei löö täis jõuga. Muidugi need lolli igal pool on olemas. Et kõige ohtlikum ongi jälle need sparringud ja võistlused. Mul vend läks esimest korda ringi sparri tegema ja tuli välja murtud ninaluuga. Mitte keegi oleks löönud teda, vaid ise komistas nii lollist, et komistas vastase põrga otsa. No ninaluu läks. Lihtne. Et ei saa öelda, et on nagu turvaline või mitte turvaline, et kui sa teed lihtsalt harrastustasemel ja sul ei ole mingit eesmärki, siis kõik spordialad võivad olla, ma ei räägi seal, ma ei tea, ekstreemspordialades, muidugi kui sa seal... Eesmärk ikka on, aga lihtsalt nagu eesmärk ei ole see võistlemine, vaid eesmärk ongi nagu, seal muud asjad, et enese mingi maandamine, pinge maandamine või mis iganes, et no, esimene päev läksin jõusaali, kuridi 5-kilone ketas kukkus telefoni peale, telefon puru chatida ei saanud enam. Nagu sul oligi see eesmärk. Vaimne vigastus, see vaimne trauma. Mõtle, oleks varba peale kukku. Oi, ära räägi. Need juhtumid ka on väga palju, kui kellel mida seal kukkus nagu varba peale või Mingid vennad panevad alati need 25-kilosed kettad nagu sinna pulga nagu täitsa ääre peale nagu. Ja siis kõik aeg vaata, kui sa hakkad võtma 25-kilost, sa paned selle jala, paned sinna nagu sinna ketta alla, eks ju. Ja siis mõtled, et nagu sõrmedega jõuad seda 25-kilost ketast kinni hoida, aga
tavaliselt nad on seal HC-s ja igal pool on vaseliiniga kokku tehtud ja siis ei jõua hoida. Ja nüüd mõelda veel, et sa räägid, et turvaline koht, jah? Ja nüüd mõtle, läheb, no okei, väike tüdruk või noor poiss lähevad. Vaseliin on taskus kõik aeg. Ja sa tahad midagi teha, aga sa kuradi masin on raskustega täis, noh. Sa hakkad seal 25 kilod nagu maha kiskuma ja see kukub sul nagu või sa kuradi vigastad selga või ma ei tea mida. Jaa, aga seal on alati need tüdrukud, need administraatorid, nendel saad paluda, et ta võtaks need 50-kilosed kettad sealt maha. Tüdrukud administraatorid, noh. Jaa. Siis nende töö on veel see ohtlikum. Ongi, sellepärast sinna keegi ei praegu on näha, mul on see küün on sinine. Ai, metallist kettad. Ei, ma ka panin mingi see T-kangi, panin ma ei tea, kuidas. Aga nüüd on näpp sinine. Vanasti olid need metallist kettad, vaata, mille see kummi ümber ei olnud, neid kokku lööd, siis kui sõrm sinna vahele jääb, siis. HC-s enne olid need, mingisugused jalgade külge käisid siuksed nagu klambrid, konksud küljes said see rippuda, vaata. Ja üks vend tegi kõhulihaseid. Ja siis on pärast alla. Tegi ja siis järsku kuulad, kuidas keegi kogu aeg karjus sul kuradi. Aidake, aga hästi vaikselt, kõva häälega ei rääkinud. Siis ta, ma ei tea, rippus seal mingi 10 minutit enne. Ta ei saanud alla, jah? Ei saanud, jah, enam jõudnud üles tõmmata ennast. Muidugi kõhulihas on ju täis, jah. Samuti see noorte kohta, ja okei, et siis hakkad surumist tegema, sul nagu kavas kirjas 10 korda, sa teed 9 korda ja... Aga masina peal saad teha ja seal kõrval käivad need asjad, vaata, kuhu kange peale. No iga saalis ei ole niimoodi. Ja siis saad rullida veel ja... ja. Mul on rullinud. Ei ole meeldiv. Ei, minu meelest küll nagu... Kui ma rammumeest tegin, siis tulid kohe vigastused, kui ma seal boksis käisin, siis tulid kohe vigastused. Kõik muud asjad, nagu, mis ma olen teinud, seal tegelikult nagu, ma ei tea, päris ohtlik on ja eriti veel, kui siin sõpru ja tuttavaid vaatad kõrvalt, et kes siin mingisugust Ameerika jalgpalli üritasid mängida ja ikka väga, väga õudne, mis võib juhtuda. Mul kõige pullim, et mul üks põlv, üks menisk läks puruks siis, kui ma tegin kickboxingut. Aga kõige pullim, et see oli siis, kui ma tegin venitust. Ja siis ma võin öelda, et kickboxing on nii ohtlik ala, et seal kuradi liigesed ei pea vasta. Tegelikult ise loll istusin niimoodi, et mul käis kraks ja kõik. Venitasin jalga korralikult. No jah, suure jõuga võib-olla või? No suure massiga pigem. Jah. Nii et venitus on ohtlik. Venitus on kõige ohtlikum. Kodus diivani peal on ohutu istuda. Aga jah, kui niimoodi vaadata statistikat, siis kõige rohkem inimesi sureb oma voodis. Kodus voodis, juhtub kõige rohkem õnnetusi. Kodus ei maksa olla, jah. Aga siis ma arvan, et sellega vast lõpetamegi, et kes arvab, et on ohutu jõusaalis ja kes arvab, et ei ole ja väga, väga ohtlik koht on. Ei no, ohutu, mitte ohutu, selles mõttes sõltub sinust endast jube palju. Just. Et individuaalspordialad on kindlasti ohutumad, kui sul on mingisugune meeskonnamängud. Kui sa mängid jalgpalli või midagi sükast, et seal on see oht palju suurem. Ja seal sõltub mitte ainult sinust, vaid nagu jah, päris paljudest. Aga jõusaalis seda saad teha täitsa üksi ja kui jalgrattaga lähed linna peale sõitma, sul on muu liiklus kõrval, samamoodi ohtlik. Et jalgrattasõit iseenesest ei ole ohtlik asi. Mul üks tuttav tegi ka jalgrattasporti, kukkus nii õnnetult jalgrattaga, et jäi invaliidiks. Ja nüüd saab jõusaalis käia? Kahjuks nüüd ta on juba surnud. Kui targalt teha, siis jõusaal on selline ala, kus see oht on vigastada ennast on minimaalne. Ja minu arust on sellel jõusaalist on nagu kõige suurem kasutegur, mitte ainult nagu füüsiliselt, ka vaimselt on tegelikult jube suur kasutegur, vähemalt minu jaoks. Et mina sain jõusaaliga lahti sellest närvitsemisest. Ei no üldse, kui vaadata seda üldtervist ja nagu see, et jõusaal on selline koht ja selline spordiala, millega sa saad tegeleda 40, 50, 60 või 70 või 80. Et see alati igas vanuses see on kasulik. Et see parandab ja liikumist ja vereringsust ja hormooni tootmist ja kõike.